Eestis hakatakse jalgpalli mängima juba 19. sajandi lõpus. Rahvaluuleteadlane ja diplomaat Oskar Kallas töötab aastatel 1893 kuni 1895 õpetaja ja ühiselamu juhatajana Narva poistlaste gümnaasiumis ning otsustab poiste igavuse peletamiseks nendega jalgpalli mängida. Ta oli selle mänguga tutvust teinud Tartus, kus koolipoisid suurt, peaaegu süles kantavat 2 sangaga nahast palli jalgadega togisid ja vahel ka kätega edasi-tagasi pildusid. 1894. aastal tellib Kallas Tartust palli ja läheb ühel pühapäeval poistega mängima. Kõik on väga rahul peale kooli direktori. Ta ütleb Kallasele, et meie gümnaasium on üks tõsine asutus ja mis ütlevad inimesed, kui teie õpetate koolipoisile kord ühte jalga edasi ja siis tagasi viibutama, nagu mõnes tsirkuses. Palli löömisel jalaga pole direktori sõnul vähimatki otstarvet. Muu hulgas paneb ta pahaks, et Kallas oma autoriteeti röökiva poistekarjaga koos olles õõnestab. Pika kauplemise lõpuks lepitakse kokku, et Kallas tohib jalgpalli mängida ainult ühiselamu poistega ja pahanduste korral jääb süüdi tema kui direktori keelust üle astunu. Kallas ise on oma käsikirjaliste mälestuste jalgpalli puudutava alalõigu pealkirjastanud põrandaalune sport. Muuseas, doktorikraadiga Oskar Kallas on Postimehe korrespondendina 1912. aasta Stockholmi olümpiamängudel, kus ta kirjutab jalgpalli finaalist, mille käigus heidab kiirpilgu selle mängu ajaloole ning kirjutab tema tähtsusest rõhutades, et jalgpall suudab palju pakkuda nii asjatundjale kui ka võhikule.